See viis kaaras mind, see viis kõlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis kaaras mind, see viis kõlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Sind nägin päiksena lavas paistmas, siin terves saalides mõttes mõistmas, su laulu lõhna ja mõtted haismas, ainult ma ei mõistnud sind. Ka mina püüdsin sust aru saada, ei tahtnud teistest ma maha jääda, kuid laulu mõte läks minust mööda, ainult viisi jagas pead. See viis kaaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis kaaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Võib-olla laulsid sa armurõõmust, võib-olla päikesest veini sõõmust, võib-olla ühtegi mõtte jäänud selles laulus olnud see, kui tuuga oleks ma pähe saanud, ei ühtki sõna mul veel ei jäänud, kuid sellest viisist ei küllalt saanud, sina ise olid viis. See viis kaaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis kaaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Nüüd olen aastaid su kõrval käinud, su häid ja halvugi külgi näinud, ei ole siiski sust aru saanud, kõrvus ainult mul see viis. Su publikuks nüüd on toades lapsi, kes kuulavad sind vastu tahvis. Ei ole proose, ei suurt aplausi, jäänud ainult on see viis. See viis kaaras mind, see viis kõlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Jan Arder! Ei ole ühtegi teist ansamblit, kelle jäetud jälg Eesti kaasaegsesse meelelahutuskultuuri oleks samavõrra sügav ja sädelev. Ning see, et kunagi tuli neil anda 19 päevaga 72 kontserti, ei ole mitte ainult teadaolevalt Eesti rekord, vaid annab meile ka aimu, millist hinda tuli maksta masside armastuse eest. Silmad, mis sädelevad elamise õnnest ja loomise rõõmust päevast päeva, on ajatud. Nad ei vaja ei vibromassaaži ega kalleid kreeme. Poisid ja tüdrukud, täna õhtul saame taas kord kinnitust, et veerevale apelsinile ei kasva sammal. Ei ole kellelgi nii uhket ülikonda, ei ole seatinad taldad ega pingi. Nad sinust maha peavad jääma suppelranda, kui sina vee all asjalikult kõnnid ringi. Sa vee all rahus oma päevatööd saad teha, ei sõber telefoni teel sind tülita, et lisaraskus liialt rõhub sinu keha. Siis pinsile saad varem nagu oleta. Vaada veesi, sügav põhi, astun need alati et nagu kalaveessa, ei tundu ohutuna mulle sinu koht.
rahus oma päevatööd saad teha. See pole sina, kes peab masti ronima. Ehk pead välja tulla hoopiski ei taha, sest pinnapealsed asjad sind ei huvita. Vaagaveesi, sügav põhi, tean tänu sinule on vee peal mitmed laevad, tänu sinule on merepõhja kaart. Ma usun, mehed, et teil tasub näha vaeva, ka veed otsida meil tuleb oma saar. Vaagaveesi, sügav põhi, vaagaveesi, sügav põhi, vaagaveesi, sügav põhi. Keda ma näen. Tõnu, kas apelsinil on hing? On. Kus sa tead? Siiamaani ju elab. Järelikult on hing sees. Mõned on nimetanud apelsini hingeks sind. Noh, ma tänan. Ma tänan, aga noh, eks meie hing on ikkagi suurem, ma pean silmas Jaani ja Jaan Arderit ja Ants Nuuti, kes on ka minuga koos algusest peale. 35 aastat. Jah. No selle aja jooksul olete te mitu korda ära surnud, teil on muld peale kraabitud ja peaaegu et unustatud, aga te olete ikka jälle tõusnud, nii nagu draakulad keskööl. Vahepeal kirstus, eks ole, vaikselt, aga siis jälle kaan põmm lahti ja välja, õige. Mõnikord lihtsalt niisugused ajad, kui pole lihtsalt, ei ole vajadust sellise pundi järgi nagu apelsin, siis me tõmbame kirstu. No siis, kui jälle hakkab tulema vajadus, siis pautame kirstu kaant. Tead, Tõnu, kunagi ma käisin Soomes ja lugesin ajalehte ja seal oli üks väikene kuulutus, et ma ei mäleta, kas oli Helsingi, Tampere või Turu rongis esineb Hurmuriraul ja Tõnu Toni Aare. Ja. Siis ma lugesin seda ja mõtlesin, no johaidi, mees, kes on kirjutanud Aeg ei peatu, Igatsus. Ta ei peaks seal olema, ta ei peaks seda tegema. Tegelikult see oli jälle uus kogemus. See oli Silja Laini spetsiaalvagun, mis läks siis Jyväskülast Turu sadamasse, kus inimesed läksid siis laeva spetsiaalselt. Ja mina kuulusin selle paketi sisse siis meelelahutana. Selle Soome perioodil sa ikkagi õppisid väga kokkuhoidlikult elama, et on see tõsi, et sa mängisid 6 pilli korraga? No loeme kokku. Basstrumm 1, hi-hat 2, kitri peal bass ja kõik koos. Suupilli juurde on 5, laul 6, 7 oma pea. Aga üks selline kehaosa jäi ikkagi vabaks, seda sa ei kasutanud. Mida sa silmas pead? See sai Venemaa reisidel sellist vatti, et nüüd aga kus sa tead? Kus sina tead seda? Tõnu, me mäletame sinu vuntse. Ja. Millised vuntsid need olid? Ei, muidugi. Kui sain 50, ajasin maha tead, suure mõnuga. Aitab küll. Kahju ei olnud? Ei. See elu oli elatud? Oli. Apelsin saab kohe-kohe 35 aastaseks. Ja. Mäletad seda päeva, kui esinesite esimest korda Eesti televisioonis? Mäletan. 12. mai 1974. Tõnu, jah. Ära valeta. Ei olnud või? See ei olnud 12. mai. Igal pool on kirjas 12. mai, aga ega uuriv ajakirjandus ei saa ju jääda nendele rajajoontele. See oli 11. mai, see oli laupäev. Tead, mis saade see oli? Talviku saade.
Mis pealkiri oli? Suve... Ei mäleta. Vot. Aga räägid igal pool suveõhtu. Ise ei mäleta. See oli laupäeva õhtu. Laupäeva õhtu. Ja mäletate, kellega koos esinesite? Ei mäleta. Muusikat kuulete ansamblilt Apelsiin, Poola estraadilauljatelt Irena Višnevskalt ja kreeklaselt Žižis Močiselt. See on koopia selle nädala ja selle päeva telelehest, nii et pane see endale arhiivi. Ja jäta meelde, see oli 11. Teeme. Kohe saab 35 aastat teie esmaesinemisest ja sellel puhul te annate välja uue plaadi, kus üle aastate, et mitte üle aastakümnete, tulevad kõik uued laulud. Jaa. Sa tunned, et sinu sees mürravad mingisugused ürgsed jõud ja uued laulud otsivad väljapääsu. Jaa. Me kuulame täna sellelt veel olemata tulevalt plaadilt 3 lugu ja esimene neist on autobiograafiline. See räägib nendest päevadest, kui sa teeninduskombinaadis Välk parandasid saapaid 40-50 paari päevas. Ja nüüd sa saad selle toonase emotsiooni korralikult välja elada. Aitäh tänu! Ma tänan! Ma kingi teen ja saapaid teen pastlaid ja teen suisse. Mu stiil ei ole liiga pehme, jalg hästi passib sisse. Jalg hästi sisse välja käib, ei pigista mu jalanõud. Ja rännumees siis rõõmus näib, on liikumises elujõud. On liikumises elujõud. Tromboni! Mu konkurent on Adidas ja Nike, Panther ja Eko, kuid minu tehtud saabastes sa iialgi ei kuku. Töö käsi käes käib lauluga, töö kiiremini valmis saab. Mu huulil kõlab reibas laul, ma olen kingsepp meistrimees. Ma olen kingsepp meistrimees. Akordeon! Ma kingi teen ja saapaid teen pastlaid ja teen suisse. Mu stiil ei ole liiga pehme, jalg hästi passib sisse. Töö käsi käes käib lauluga, töö kiiremini valmis saab. Mu huulil kõlab reibas laul, ma olen kingsepp meistrimees. On tööpõld laimu ees, ma olen kingsepp meistrimees. On järjekord mu ukse ees. Olav Osolin on tänapäeval reklaamimees, kes joob ainult šampust ja sööb kalamarja. Aga kunagi raskel nõukogude ajal tuli tal närida ajakirjaniku leiba ja siis mängis ta Eesti raadios Eesti rahvale välismaa muusikat ja paremat Eesti muusikat ka. Tere tulemast saatesse. Tänan. Olav, sina mäletad seda hetke, kui tuli Apelsiin ja nagu Välk oleks löönud õhu selgeks ja kargeks ja puhtaks? No nad teid tegelikult ühe väga omapärase asja, ütleme Eesti muusikasse. See oli selline intelligentne muusikaline huumor. Ja sellepärast olid nad hästi popid, et nad ühes küljest tegid sellise korraliku kvaliteedi ja soundi ja kõik sellised, mida võib-olla varem nii hästi ei olnud tabatud. Ja teine asi, nad olid naljakad.
ja sellepärast need armastati, et nende lood olid humoorikad, need olid toredad tekstid, inimestele meeldis, nende kontserdid olid alati väga meenukad, seal sai pulli, kõvasti naerda, tehti vahetekste, kõike sellist asja, nii et inimestele selline asi läks peale ja ka muidugi lindi pealt, nii et selle tõttu nad olid kohe populaarsed. Sina olid see mees, kes omal ajal söötis neile ette selle kuulsa Me armastame ooperit, selle loo, mis tegi neist üleliidulised staarid, see läks Venemaale. Absoluutselt, vastab tõele. Ja see oli niimoodi, et mul aeg-ajalt sattus raadios muusikaga tegeldes näppu mingisugused kummalised lood. Ja siis ma vaatasin, et ma avastasin mingi Hollandi bändi, mille nimi oli mingi Dizzy Man's Band või midagi taolist. Ja siis ma mõtlesin, et see on naljaks lugu, et kellele see võiks sobida. Ja siis mul tuli äkki pealt, Apelsin. Ja ma helistasin Tõnule ja ütlesin, et kuule, et mul on üks siuke lugu, et tule ja ma mängin sulle seda. Siis ta kuulas selle loo ära ja ütles, et kuule, lepime nii kokku, et sa seda lugu rohkem ei mängi. Et teeme nii, et see on Apelsini lugu ja et keegi originaali nagu mängima üldse ei hakka. Ja ma sellel hetkel võtsin selle lindi ja lasin oma koopia prügikasti niimoodi. Ja sinna prügikasti ta jäigi ja ma ei ole ausatades seda lugu pärast seda originaalis kuulnud. Sa kõrvaldasid selle loo Eesti Raadio riiklikust nõukogude fonoteegist. Ei, see oli mu isiklik fonoteek, sellepärast, et ma olin isiklikult leidnud kuskil salaja selle ümber võtnud kuskil seal foonikas ja niimoodi üritasin seda sahkerdada. Aga ma ei tea, kas me leppisime millest kui kokku ka mingi väikses putõlkinis? No muidugi. Leppisime, võib-olla. Selles mõttes oled sa ikkagi seotud Apelsini kuulsusrikka ajalooga. No absoluutselt, ilma selle loota ei oleks nad midagi. Aitäh, Olav! Sul on alati nii kiire, rabeled kui pöörane. Päeva jooksul 10 piire, kes aina hiline. Sest sul on kiire ja tal on kiire, kõigil on kiire. Üks saab stressi, teine soki, süda lõhkeb kolmandal. Aeg, et kaunid halliks lokid, sina aina kiirustad. Sest sul on kiire ja tal on kiire, kõigil on kiire. Kiirustad, et osta auto, kiirustad, et müüa see. Kiirustades naise auto, haarad kaasaks endale. Sest sul on kiire ja tal on kiire, kõigil on kiire. Kiirustades lapse soetad, kiirustades lahutad. Mõne vänge sõna poetad, kõike otsast alustad. Sest sul on kiire ja tal on kiire, kõigil on kiire. Sest sul on kiire ja tal on kiire, kõigil on kiire. Sul on kiire ja tal on kiire.
kõigil on. Mul on ka kiire. Eino Baskin on Eesti elus olevatest teatri- ja huumorimeestest vaieldamatult kõige teenekam. Tere tulemast siia saatesse. Eino, te kündsite tegelikult ühte ja seda sama põldu, tõsi küll erinevates nurkades. Nende huumor, milline see teie silma järgi vaadates oli? Sa mõtled apelsini huumor? No minu arvates see oli, kui võrrelda praeguste puntide või kuidas neid nimetatakse huumoriga, siis ma ei näe seal üldse mingisugust huumorit. No ärge olge nüüd nii. Ei, ma ütlen niimoodi, seal on huumorist kaugel, nad teevad oma tööd, laulavad, see on midagi muud. Aga siin on niisugune kombineeritud variant, laul, muusika ja ka väike pisike nali sinna vahele. Ja vaat see nali minu arvates tuleb neil hästi välja, nad oskavad seda teha. Kas apelsin on teie maitse? Minu arvates küll, jah. Minu arvates küll, on küll, jah. Tähendab, millega võrrelda, ma ei oska praegu millegiga. Näiteks... Selles mõttes, et ma tahtsin teada lihtsalt, kas ta on nagu hea maitse apelsini kuulata. Ma arvan küll. Tähendab, ma ei saa öelda, et tema kohta väga kriitiliselt, et nüüd see on maitselagedus. Ei. Ma olen maitselagedad asju näinud elus väga palju. See ei kuulu sellele. Nad ei kuulu nende hulka. Ma arvan, et see annab neile väga palju energiat ja põhjust tulevikuks. Andku jumal. Aitäh teile, Eino. Karu elab loomaaias, matsakas ja muidu maias ja nii kõmmid aina huppa. Metsas karu pole näha, metsas on tal külm ja paha ja nii võtab aina mütta. Loomaina tahan ma karu kaitsta toiduma. Kahekesi sööks, sealt kommipäeva teeb. Tule sa, nüüd loomaaeda ühe sinuga. Egas keegi karda karu. Karu, mitte meharu. Jõudu jaksu üle aru. Karu silma on kui sulakuld, ta tõskamini varmas tõuse tuul. Mõni koera ja mõni mees kassi, mõni peab ahvigi selab tal sahtri. Mina ainult karu armastan. Tule sa, unedesse karukene hea. Unes karu ilmuski Oma ja piletit. minult ta ei nõudnud. Peab mõni koera ja mõni mees kassi, mõni peab ahvigi selab tal sahtris. Mina ainult karu armastan. Mõmm. Ants, sind on peetud nagu kogu aeg vastutavaks millegipärast selle ansambli huumori eest. Ega ma ei vastuta midagi. Istun ka kuidagi vankri nurga peal ja keegi ära pole ka ajanud. Kas sina oled see, kes kõik need naljad välja mõtleb? Ei. Need kuidagi kujunevad või? Ega neid ei saagi niimoodi välja mõelda. Te ei ole teinud sellist tõsist tööd, et istute maha, mõtlete, tuleks nüüd üks hea nali. Vanasti sai midagi mõeldud neid paroodia numbreid, aga ega nii lihtne ei olnud ka, sest hiljem laval ikka kujunes lõplikult välja. Ja mind on kutsutud, teeme naljapundi. Ja ma tõstan mõlemad käed üles, et see on liiga raske, ei tule. Ja miks üldse apelsinis nii palju on olnud neid
läbi käia, et sellepärast, et see ei ole nii lihtne, pealt näha on lihtne lilu, aga ole ja tee ei ole niisama. Ants, sinu käest on läinud muusikute sekka ütlemine, et törts on kallis. Mida see tähendab? See tähendab, kas või sama väike nali muusikas, et kui nii nagu soola pipart supi peal ei pea olema väga palju, natukene, siis on paras. Ja pillimänguga sama värk, et väga ludistada, vuristada või läheb pudruks kätte ja ta ei ole enam. Teie pundi juures on olnud läbi aegade see nagu oluline, et lauljaid on hästi palju. Kõik laulavad. Mati Nuude laulis ja Tõnu laulis ja Ivo Linna laulis ja Jaanist rääkimata muidugi. Aga rahvas tahab laulu. Kas sina hakkasid vabatahtlikult laulma? Ei, praegu ka sunniviisiliselt. Ma ei taha. Aga sunnitakse kohe? Sunnivad, see on hirmus. Ants, laula ikka. Puhu pasunat ja laula ikka. Me kannatame kõik ära. Need järgmised 30 aastat. Jõudu teile. Jõudu. Aitäh. Paiskus kõri orelist ja hoolelelelelõudi, siis joodeldasin põrunult ei saanud pidama. Nii hakkas kallis kollektiiv mind lolliks pidama. Üks korralik joodel, hoolelei ja hoolelei, on ilmatu novel. Teen aruanded, vana raud ja väike defitsiit ja kõik, mis pagant läbi käib mu kabinetist siin. Üks korralik joodel, holdrei ja holdrei, on ilmatu novel. Holdrei ja holdrei. Aitäh. Helin-Mari, teie isa kohta on öeldud, et tegemist on ühe kaunima häälega meeslauljaga Eestis. Olen täiesti nõus. Kui keegi tahab saada dokumentaalset tõestust, kui vana on ansambel Apelsin, milline näeb välja üks võluv inimene, täpselt sama vana, siis Helin-Mari, te olete sündinud järgmisel päeval, kui sündis ansambel Apelsin. Jah. Ja see selgub, et on nii. Me emaga vaatasime Apelsini saate ära ja see mõjus emale nii viljastavalt, et ta läks haiglasse ja sünnitas sinu. Selles mõttes on, Jaan, sul ikka väga lihtne, et on vaja üks kuupäev meelest pidada praktiliselt. Seda küll, jah.
ja tegelikult nüüd see sinu otsitud tõendusmaterjal ütleb ju seda sama, mida mul abikaasagi kodus ütles, et kõigepealt vaatasime saate, siis läksin haiglasse ja siis sündis Mari. Ja sina vaidlesid vastu kõik ei, mina ütlesin, et 12. mai on nagu Apelsini sünnipäev ka, aga ta ikka tõde tuli tänu sinule ja minu abikaasale tuli ilmsiks. Et päris täpselt üks päev ei ole. Kuula ikka oma naist. Ja. Jaan, sina oled 72. aastast peale ka ju Hortus muusikuse liige. Ja. Mis näoga nad vaatasid, kui sa hakkasid seal Apelsinis käima? Peaks ütlema, et osaliselt eriti seal ülevalpool otsas Hortuses nagu vaadati natuke viltu, sest meie ütleme siin proovid ja esinemised ja need kippusid omavahel natukene segama ja hõõruma, aga mida aeg edasi, seda rohkem see asi on nagu leebunud ja isegi ühel kontserdil, see oli vist Habarovskis, mul on selline tunne, käis kogu Hortus Apelsini kontserdil. Ajaga antakse ikka andeks. Ikka. Helim, teie isa on kirjutanud Apelsinile 3 lugu. Kõige kuulsam on see Korstna pühkija. Miks nii vähe? Mul on tunne, et isa on hästi selle koha pealt väga tagasihoidlik inimene ja enda lugude suhtes tuleb natukene võib-olla alguses seda kriitika meelt maha keerata ja võib-olla isa on natuke liiga kriitiline. No, samamoodi kui Jaan ei ole löönud risti ette Hortuse lauljana laulda Apelsini laulukesi, siis teie džässlauljana ma kujutan ette, et saaksite ka mõne Apelsini lauluga võib-olla hakkama. No näe, seda Korstna pühkijat ma juba laulsingi, jah. Tegelikult, sest et ega Apelsini nii-öelda laulukesed ei ole ka sageli sugugi mitte laulukesed, et mõni on ikka üsna eepose moodi, ma ütleksin, et nad koosnevad nii paljudest osadest ja neis on nii palju värve, et mõningaid nende laule kuulates näiteks täiesti selgelt tuleb ette nagu pilt, sa nagu näeksid kogu seda lugu päris elus, et see muusika on niivõrd elav ja niivõrd võimas. Aitäh teile! Pillikuust ma ei tunne, kui lähen vahel lumme mõne väikese noodiga. Pilli mängida on tore vahel, siiski tekib mure, kuidas maha saab asjaga. Ja kui teengi kuskil mõne väikese vea, vangi minema sellest õnneks ma ei pea. Peaasi, et lugu seisma jääks juhul, kui läheb mööda. Pille mul on mitu käed süles, ma istu teen nendega igapäevast tööd. Lavapiltinade rikku seisavad siin järjestikku ühes minuga päevad ja öö. Ja kui tahad, et sõber ükskord sul tõeliselt teab, korralikult tööriista endale hankima pead. Keparelvaga oled nagu vilets kauboi, kes lastakse maaga. Kaasasi mul on mitu käed süles, nad ei istu, teevad rõõmuga pillimehe tööd. Lavapiltinade rikku seisavad siin järjestikku ühes minuga päevad ja öö. Ja kui keegi täna teebki mõne väikese vea, õnneks vangi minema selle eest ta ei pea. Tea asi, et kõigil lõbus olla on juhul, kui läheb mööda. See võib tunduda uskumatu, aga kõik fännid maailmas ei olegi teismelised tüdrukud. Ja kõik, keda fännatakse, ei olegi natuke vanemad kui teismelised poisid. Tere tulemast saatesse Illimaal. Tere õhtust, Vahul. No teie esindate 15-liikmelist sõpruskonda, kes kõik on Apelsini fännid. Kus see ärapööramine toimus?
Ütleme, et 10 aastat tagasi oli meil meie sõpruskonnaga ka siis aastavahetuse istumine ja leiti kuskilt vana Apelsini kassett, panime selle peale, et ta jäi sellest ajast ajudesse ja siis me leppisime kokku, et nii, nüüd teeme väikse siukse fännklubi, käime kontserditel kaasas, kui vähegi võimalik. Nii ta läks lihtsalt. Ja nüüd te sõidate bussiga kontserdilt kontserdile ja kuulate neid lugusid ikka uuesti ja uuesti. Kas teil ei ole kodus midagi targemat teha? Vot sellepärast ongi, et paraku igale kontserdile ei jõua, et vahest tuleb ka muid tegemisi teha, sellepärast, et fännklubi paraku ei saa muusikast elada, et bänd võib olla veel, aga me peame paraku tööl ka käima. Milles teie fännamine seisneb, et kas te kuulate ainult seda muusikat või teil on ka magamistoa seinal Tõnu Aare pilt 79. aastast puntsidega? Pilti vast ei ole vaja, sest ma näen Tõnut päris tihti kontserditel. Et jah, asi ei ole ainult muusikas, et me oleme nagu ansambli liikmetega ka päris head semud. Et see on rohkem nagu hingesugulus? Võib ka nii öelda, jah. Ma vaatan, et mille poolest te meenutate Apelsiini? Võib-olla ümmargune nagu Apelsiini. No vot, tõeline fänn peabki natukene milleski. No ma pingutan selle nimel, jah. Aitäh teile! Aga palun, aitäh! Seljakotid selgab, koju jääb suumatain. Kikiliks jakab, oodatu oma aega veel. Meese ohte pelgab, naine kodus kamandab. Kodust välja saab, harva ju head olla teel. Paksu metsa vahel vastu tuleb kaalusi, kaelas mesid alusi, piibud olid suus. Kuskil võsa vahel liivahünte koorata, võib õndsalt koorata, emotsioon on tuus. 20 sajand näki neiud vette peal, koose kohinas, kanned käes, gaasimaski peas. Õitsev ühismajad, muru eidel kütred seal, uutpistuminas, hangud käes, kungla rahva seas. Paksu metsa vahel vastu tuleb kaalusi, kaelas mesid alusi, piibud olid suus. Kuskil võrsa vahel liivahünted koodata, võib õndsalt koodata, emotsioon on uus. Aga pära põrgus vanamoodi mõtlejaid, üksikuid on veel, milta see nende rada viib. Kohutaid kõrvus tuleviku tõtlejaid, rõõmus meie meel, kolkase tungib päiksekiir. Paksu metsa vahel vastu tuleb kaalusi, kaelas mesid alusi, piibud olid suus. Kuskil võsa vahel liivahünte kohata, võib õndsalt kohata, emotsioon on uus. Seljakotid selgab, koju jääb suumatain. Kikilits ja ta oodatu oma aega veel.
Metsa vahel vastu tuleb tarusi, kaelas vesi tarusi, piimud olid suud. Kuskil võsa vahel liivahutte kohata, võib jätta sealt kohata, emotsioon on puud. Seljakotis selga kas üks legend, mis te oma ansambli kohta räägite, on selline, et te peate kontserti korda läinuks siis, kui naistel on ripsmedušš laiali? Jaa, ei, see on õige. Nii ta kipub olema. Kui sa vaatad täna seda publikut, näed sa kuskil siin laiali läinud ripsmedušši? Veel ei näe. Aga ma loodan, et pärast mõnda lugu veel, siis on ehk laiali. No viimastel aegadel te olete esinenud väga kummalistes kohtades. Ma ei räägi õllesummerist, aga näiteks, kuidas seda nimetakse, Vibe või Vibe või sellised asjad. Oleme olnud, jah. Sauna ees ruumis oleme mänginud. Siis Rakveres on üks niuke kõrtsiga Berliini trahter vist. Seal treppi all näiteks. No selle kohta võib öelda, et talšu ženjeekuda madalamale ei ole võimalik enam langeda. Umbes nii, jah. Kui ma olen sattunud mõnele teie mängule, siis mind on hämmastanud see, et neid laule laulavad kaasa ka mingisugused pätakad. Jah, see on tõsi. See sama lugu, ütleme, matkalaul, see on kõigil peas, 3-aastasel ka. Vaat vanast oli niimoodi, et oli kõrtsis, kui sai mängitud, siis ju lugusid telliti, eks ju. Ja seal on ka seda matkalaulu ikka telliti ikka jubedalt. Ikka jotti ka 10 korda või. Mõnele vennale nii meeldis. Ja te muudkui mängisite. Aga muidu, kui raha anti. Kui Mati Nuude oli teie ansamblis olnud 6 aega, siis selle ajaga võttis ta maha 20 kilo. No vist küll, jah. Midagi oli, jah. Ta oli ka natuke kõõnem. Ta muidu ei mahtunud bussi. Vanasti oli üks Tartu remonditehase bussi, TA 7 või mis sõitis 50 kilti tunnis valka ja külm oli ka, aga siis Mati istus seal keset bussi ja meil oli väga hea soe seal ümber tema olla. Milline on sinu enda lemmiklugu selles ansamblis, mida sa armastad tõesti mängida, mis kunagi ei tüüta ära? Ausalt öeldes neid on palju. Loomulikult võib esile tuua seal Sügistuuled näiteks on väga ilus lugu. Sügistuuled on selline lugu, mille puhul ei leia mitte ühtegi argumenti, et see kellegile võiks mitte meeldida. Jah, see on tõsi. Näiteks vaata siin Hanski ütleb, et Venemaa reisidel ta on ikka pikk ja monotoon eesti keeles ja vene inimene võib-olla sellest keelest aru ei saanud, aga kõigile meeldis ja plaksutati ja taheti seda lugu. Selles loos on miski asi sees. Ja. Kuulame seda. Aitäh. Kuulame. Aitäh. Kõikidel hingu sees on midagi ees ja nii mõnelgi on need salasoovi, avaliku soovi. Kõikidel hingu sees on midagi käes ja nii mõnelgi on need tugitooli, pehmelt tugitooli. Lasken moosekaid, pisut pikutan, kui ükskord sügis on käes, siis suvest võib vaid unistada muu, kui poevoodi. Ma ka elasin, on laule peidus mees veel, kui laumas on väljas ningi sügistuuled.
ööd ja päevad söögis tuulel. Ööd ja päevad mõnedel näib, et keegi aina on ees, et on istumas üks mees. Tema tooli, pehmet tugitooli. Mõned jäävad välja, aga mõned on sees, on omadega sees ja väljas erinevad naljad. Laskem moosekain pisut pikutab, kui ükskord sügis on käes, siis suvest võib vaid unistada kui poevoodi. Maga edasi, on laule peidus meis veel, kui lammas on väljas nii sügis tuulel. Ööd ja päevad söögis tuulel. Ööd ja päevad kõikidel hing on sees midagi käes ja nii mõnelgi on ees. Sügis tuulel, sünged sügis tuulel. Kõikidel hing on sees on midagi ees ja nii mõnelgi on veel. Salasoovi, avalikud soovid. Laskem moosekain pisut pikutab, kui ükskord sügis on käes, siis suvest võib vaid unistada muud kui poevoodi. Maga edasi, on laule peidus meis veel, kui lammas on väljas nii sügis tuulel. Ööd ja päevad söögis tuulel. Ööd ja päevad Ütle, kui sa kirjutad nüüd uusi lugusid, kas sa saad inspiratsiooni sellest, mis toimub meie ümber või sa rändad mööda oma sisekosmost? Eks alati mingi aeg annab ka mingisugune inspiratsiooni ja ma ei tea, praegu on niisugune juubeli meeleolu. Praegu lihtsalt see töö istub. Kui on midagi ei istu, siis parem ära tee, las seisab. Aga praegu on kuidagi jälle on
tulnud vaim peale, nagu öeldakse, et võtnud käsile ja no praegu istub see töö. Ja vanasti oli üle liiga hea. Ma tahtsingi öelda, et kui liiga hea on, siis pole ka enam hea. Peab olema vahepeal niisugune kehva, sest minu meelest kõik niisugused parimad teosed läbi aegade, need on ikka tulnud nälg ja viletsus ja kunstnikelt ja igalt poolt, nii et see selline ajärg nagu praegu on suurpuhastus, ma nimetan seda rohimisaeg, noh, ikka tõmmatakse umbrohi välja, mis siin ikka, see vähemalt mul on küll inspiratsioon ja kõik on praegu niisugune. Tead, ma natukene kardan seda uut plaati. Ma mõtlen, et kindlam oleks sind enne selle väljatulekut saata natukeseks. Tõnu, ma soovitaks sulle Burkina Fasot. Mis asi see on, ma ei tea. See on üks koht ja siis Angolat, võib-olla ka Botswanat. Sinna ma ei lähe raudselt, et ma võin sulle. No ma mõtlen, et kust me saaksime sellise piisavalt hea inspiratsiooniallika, mis vallandaks jälle need mehhanismid, tänu millele sa kirjutasid Aeg ei peatu, Igatsus, matkalaulud, kõik need asjad. Fantastilised lood. Me tahame selliseid lugusid veel. Saate. On olemas. On juba olemas. Lubad? Luban. Meest sõnast, härga Sarvist. Aitäh sulle, Tõnu. Palun. Et aeg ei peatu, vaid aina edasi tõtta. Ja päevad lähevad ja aastad mööduvad. Ja sul on kiire, on väga kiire, sa aina kuhugi tõtta. Ja päeva püüad ja märkamatult õhtu ongi käes. Ei aeg ei peatu, ei. Ei aeg ei peatu, ei. Sa peatu hetkeks ja mõtle veidi, kes vaikus kiirustamata, sest päevad lähevad ja aastad mööduvad. Saab, mis tuleb, kui kaugel oled, kas tead ka kuhuni tõtta? Kui ootad veidi ja seisad, siis paremini näed. Ei aeg ei peatu, ei.